Tere hommikust, kyllä on hää nätta, että olette jopa nii vara siia kohale saanud, et tuust on väiga hää miil. Ja ma ja Triin oleme siis tämmpä seo arutelu hoitja ja ma väiga looda, et tule väiga põnnev päiv miaost. Ja mul on olnud au ja rõõm seod päevaplaani kokku panda ja mu suuv ongi olnud tuu, et tuu päiv ole siis sääne, mida ma tahtnud väiga kullelda. Nii et ma olen väiga põnevil, et mis jutu tuleva ja kõkke taha väiga kullelda. Ja tere tulemast mu poolt kah. Mul on hää miil olla jälki siin Haani naasena Setomaal, et meil kuigi meelega on unnistunu juba mitu aastaka kuhtut, et ta niimoodi, et katte erisugust kultuuriruumi ütteköytä. Ja Gunteriga mul õnnistusi käy ringi nelappäeva ja näydata talle tükükest Võromaad kah. Ja nii hää oil kogeda tuud, kuis Gunter mõisse iga kotusse pääl lööda täpselt selle kõige olulisemba, mida inimesele tagasi peegeldada. Et või alla tuu on nagu üks oluline väärtus ka oma kultuuri või kogukonna põhitse õppemann. Et mõtled ämba siia sõiteh ka tuli täpselt noid teid piteh, kost ma kunagi latsest pääst ole sõitsenu mitmit kõrda vanaesaga Kütioru veskile alemano ja tuleti just miilde, et kui männedu Kütioru veski tiiol, tules ole üldse niilos nagu tämmbam ja et kui istu sõit käve, et mõnikõrd traktorid hakkah laavotska pääl ja mõnikõrd Žiguli ja kui istu tiiol ega kõrd sääne, et sa mõtled just erit sügüsed, et kas tuu traktorikäru nüüd käy kummuli sinna alla pervest või ei käy. Ja siis mõtled, et seal koskil ongi tuu oma kultuuri ja kogukonna opmise söö. Et seal koskil tuu piiri pääl, et sa pead kogema neid kogemuisi, kus on natukese nagu ohtlik, aga umbele põnnevam ka ja sa tiiad, et sa oled osa määnsestki suurest tegemisest. Näütusest latsest pääst veskil käugist. Ja kui me olime Haanimaal Gunteriga, siis midagi, mida Gunter just tagasi peegeld, et kuis nuuri oma kultuuri või kogukonna sees on see traditsioonilise kogukonna see hoita ja neil avitada oppi, et na just vaja see noid kogemuisi, mida oma seal piiri pääl, see on see tsipakese ohtlikku, aga oma nii peris, et na ei lähe sul kunagi sealt vereringest välja. Ja ma annan sõna Gunterile ja sa ei hakka kogemuisi ja tiidmisi tuust, et kuis olnu hää kogukunnaga oppi. Ta on miis, kelle lugusid ilmselt teist juba palju tiidva ja ma palju kuulnu ja ummetigi on megadu luuse jälki ega kõrd vahtsene üllatus. Ja just neid üllatuisi, imehtamiisi, noid pead saama kogeda tuusjas, et saanu oppi. Ja siin on meil alles päeva alustus, nii et ole hää, Gunter. Thank you so much. Good morning. How are you? Just fine. I mean, you can do better than just fine, I hope. There are seats to sit if you would like to. I don't mind if you stand up halfway. So take a seat, it would be great, okay? Tere hommikust kõigile, tõlge tuleb eesti keeles, vabandust selle pärast. Ja et ta küsis, et kuidas teil kõigil läheb, et kindlasti läheb paremini kui lihtsalt hästi. Ja et kes seisavad, tulge siia lähemale, siin on vabad kohad, võtke istet. So I have actually 3 sessions here, and this is the first one. Teda on palutud täna 3 korda rääkima, praegu on siis see esimene kord. I'm going to focus on education, learning. Ja nüüd praegu ta keskendub siin õppimisele ja haridusele ja kasvatusele. So don't expect me to tell everything in the first session and have nothing to say in the second and the third. Et ärge arvake, et ta räägib kõik siin hommikul praegu ära ja tal pärast ei ole enam midagi öelda. But I'm very grateful to Meel and the whole team to invite me. Ja ta on väga tänulik Meelele ja Kajale ja Marisele ja kogu tiimile, kes ta siia on kutsunud. It's been an amazing discovery. And I'm going to summarize it in a very simple statement.
ja see on olnud siin üks tõeliselt imeline avastus ja ta kohe võtab selle lühidalt kokku. I'm a father of 6 children. Et ma ise olen 6 lapse isa. And if I were to start again with my first child, Ja kui ma nüüd peaksin uuesti alustama oma esimese lapsega, knowing that I will have many children, teades, et mul tuleb neid lapsi palju veel, I would come and live here. siis ma tuleksin siia elama. You have an environment for young kids to grow up. Wow, this is a well-kept secret. Teil on siin tõeliselt suurepärane keskkond, kus lapsed ja noored saavad üles kasvada. See on üks väga hästi hoitud saladus teil siin. And instead of making the analysis, let me just go through what I call the pedagogy of surprise. Ja selle asemel, et seda nüüd kõike nüüd analüüsima hakata, ma pigem räägin teile sellest, mida ma nimetan üllatuste pedagoogikaks. During these barely 2 days and a half, you have been applying to me the pedagogy of surprise. Need peaaegu 2,5 päeva siin te olete minu peal kogu aeg rakendanud üllatuste pedagoogikat. Surprise after surprise after surprise. You know, when you want to keep attention of a child, Et you need surprises. üks üllatus on olnud teise järel ja kui sa tahad lapse tähelepanu hoida, siis sul on tõesti üllatusi vaja. I remember when I was doing this session for about 500 children and they told me not more than 40 minutes. Ma mäletan, ükskord mul oli 500 last saalis ja öeldi, et no ära jumala pärast rohkem tee kui 40 minutit. I said, why 40? Mina küsin, no miks 40 minutit? I said, because their attention span will not go beyond the 40 minutes. Nad ütlesid, et sellepärast, et nende tähelepanu ei püsi kauem. They said, trust me, we're the teachers, we know our children. Ütlesid mulle, et usalda meid, me oleme õpetajad, me teame oma lapsi. I started and I went on for 2 hours and 40 minutes non-stop. Ma hakkasin peale ja see kestis ilma pausita 2 tundi 40 minutit. After 2 hours and 40 minutes, some need to go to the toilet. No peale seda aega mõnel oli vaja vetsu minna. The reason why we stopped, because the biology required visit to the toilet. Nii et lõpetamise põhjus oli see, et keha vajadused lihtsalt nõudsid seda väikest pausi. And so the teachers came to me and asked me, how do you do that? Peale seda õpetajad tulid minu juurde ja küsisid, kuidas sa sellist asja teed. I said, I'm better than TikTok. Ja ma ütlesin, et ma olen lihtsalt parem kui TikTok. Because kids can sit in front of TikTok for hours. Lapsed võivad seal TikTokis istuda tunde. So if I'm better than TikTok, they stay with me for hours. Nii järelikult, kui mina olen parem, siis nad istuvad minuga ka tunde. You know, the world changes dramatically all the time. Maailm muutub kogu aeg ja täiesti dramaatilisel määral. Everything changes around us. Meie ümber kõik kogu aeg on muutumises. The only one who doesn't want to change is us. Ainukene, kes muutuda ei taha, oleme meie ise. We insist on our tradition, on our rules, on the way it's been done, and this is, no, I'm sorry. You need your heart and your soul, but the world changes. Hoiame kinni traditsioonidest, reeglitest, sellest, mida me oluliseks peame. Selle kõigega on kõik väga hästi, aga see on tõsi asi, et maailm kogu aeg muutub. So if you don't change your teaching with the mindset, I'm better than TikTok, then you will lose your kids in the room. Ja see tähendab seda, et kui meie ei suuda enda lähenemist muuta ja olla paremad kui TikTok, siis me ei suuda nende laste tähelepanu hoida. To me, this is one of the most important things. Everything changes around us. We also have to change. Ja minu jaoks see on üks võtmeküsimusi, kui kõik kogu aeg meie ümber muutub, siis peame meie ka midagi muutma. That doesn't mean that we have to follow what everyone else is doing. That I didn't say. Aga ma ei mõtle sellega seda, et me peame järgima seda ja tegema seda, mida kõik teised tegema hakkavad. Our adjustment to the changes around us will be founded in our soul, our heart, our tradition, our culture. Et selle asja mõte on selles, et meie süda ja meie väärtused ja meie tegevused, see kõik peab olema endiselt juurdatud meie traditsioonidesse ja enda südamele ja hingele. We have so many people who are always announcing the end of the world. Et kogu aeg on palju inimesi, kes räägivad maailma lõpust. When you have people announcing the end of the world, that means that they do not know how to adapt to the reality. Kui te kuulete see inimesi niimoodi rääkimas, siis see tähendab seda, et need inimesed ei tea, kuidas ümbritseva tegelikkusega kohaneda.
And the adaptation to reality, as I said, has to come from your inner best, Ja not nagu, from the outer consultant. ja nagu ma ütlesin, et see ümbrusega kohanemine peab tulema enda parimast sisemisest arusaamast, mitte mingi nõustaja nõuannetest. I always look for my mentors, Et mina alati vaatan enda mentorite poole, people, communities that can teach me. selliste inimeste ja selliste kogukondade poole, mis midagi suudavad õpetada. And in education, one of my great mentor communities are the Kogis. Ja kui haridusest rääkida, siis üks suur mentor kogukond minu jaoks on olnud Kogi rahvas. Who knows the Kogis? Kes teavad kogidest põlisrahvast? 1, 2, 3, 4, 5. So 6, 7, okay. Kogis. The Kogis are this amazing culture that has taught me that the most important thing when you want to change and you need to change is unlearn. Ja kogid, see väga tark põlisrahvas on õpetanud kõige olulisema asjana seda, et kui sa tahad muutuda või võib ka öelda isegi pead muutuma, siis kõige olulisem asi on nagu sellest lahti õppida, mida sa juba tead. You have to forget what you know. Sa pead kõik ära unustama, mida sa tead. You don't forget your heart and your soul. You forget all those truths that you've been told are sacred truths. Aga see ei tähenda, et sa unustad enda südame ja hinge ja selle, kes sa oled, aga sa unustad ära kõik need tõed, mis sulle kõige kohta on räägitud nagu ainukesed tõed. Imagine the Kogis, it's 1506 and they see the Spanish arrive in the Caribbean coast. Kujutage ette siis kogide põlisrahvas Kolumbias, aasta on 1506 ja nad näevad, et hispaanlased saabuvad sinna Kariibi mere rannikule. And their wise people, their shaman says, we will not meet them. Ja nende teadjad inimesed ütlevad, et nende tulijatega meie ei kohtu. But the Spanish were looking for gold, so they're chasing everyone. Hispaanlased otsivad kulda ja ajavad kõiki taga. So they're at the coast, but there is a mountain range 6,000 meters up. Nad tulevad rannikule, aga seal on mäestikke, mis läheb 6000 meetri kõrgusele. They abandon the village and they go up the mountain. Kogi rahvas otsustab talumised külad maha jätta, lähevad kõrgemale mägedesse. At 2,000 meters they realize the horses can't carry the soldiers from Spain anymore. 2000 meetri kõrgusel nad saavad aru, et hispaanlaste hobused ei suuda sealt enam edasi tulla. They decide that this is where we will build a new city. Ja otsustavad, et see on see koht, kuhu me uued külad ja linna ehitame. They were building cities with sand, now they're building a city with rocks. Varem olid nad ehitanud oma külasid ja linnasid liivast, nüüd hakkasid ehitama kivist. Within 20 years they had a city for 25,000 people. 20 aastaga oli ehitatud linn 25 000 inimesele. They put the shamans for 17 years in the dark room. Nende šamaanid või nende teadja inimesed õppisid 17 aastat pimeduses. Because the community decided they have to unlearn. Sellepärast, et rahvas oli siis otsustanud, et kõik on vaja ümber õppida, et edasi elada. And when they came out from the darkness, they had to observe nature. Ja kui nad sealt pimedusest välja tulid, siis nad pidid loodust vaatlema. How is nature coping with life? Et mismoodi loodus selles ümbruses eluga hakkama saab. I can talk for hours about this. I'll make it very short. Me võime sellest teemast siin tunde rääkida, aga ma teen praegu hästi lühidalt. 200 years later, colonizers come and they want to plant coffee. Siis 200 aastat hiljem tulevad järgmised koloniseerijad, kes tahavad sinna kohvitaimi istutada. And again, they realize that they are being under attack, so they leave the city they've built and operated for 200 years, and they go and live at 3,200 meters. Nad saavad aru, et seal 2000 meetri kõrgusel ei saa enam elada ja nad jätavad need linnad ja asustuse seal maha, lähevad üle 3000 meetri kõrgusele. Same procedure, 17 years in the dark for the shamans. Ja toimub sama asi, 17 aastaks lähevad teadjad inimesed pimedusse. Unlearn. Õpivad kõik ümber. Learn again from nature. Nature is the master. Ja õpivad uuesti ümbritsevalt looduselt, kes on õpetaja. Today it is one of the only cultures I know in the world, actually there are only two, the Kogis and the Arawakas, the only two who unlearned everything they knew while keeping their soul and their culture at the heart.
Ja mina tean, et see on ainukene põlisrahvas, seal on 2 sugulasrahvast, kogid ja arhuakod seal kõrgel, kes on suutnud selliselt ümber õppida täiesti totaalselt kõik. Ma lisan vahele, et kui kedagi huvitab eesti keeles, üks raamat on ka kogidest paar aastat tagasi ilmunud. So the first thing when you are faced with a world of fast change, you have to be ready to let go. Nii et kui me seisame silmitsi väga kiiresti muutuva maailmaga, siis on vaja olla valmis millestki lahti laskma. But the second that I've learned from the Kogis is that you always look for the positive. Ja teine asi, mida ma nendelt olen õppinud, on see, et alati vaadatakse positiivset poolt. What are the forces around me that give me results quickly because I am perhaps even going extinct? I'm going to be killed, murdered. My culture is going to be lost. Et vaadata neid allikaid minu ümber, mis annavad jõudu, annavad lahendusi sellises olukorras, kus meid võib-olla täielikult välja suretatakse, täielikult minema pühitakse ja nii edasi. Et mu kultuur on täieliku hävimise võimaluses. And the Kogis, they had this capacity, like I have learned over the years, that even in the worst of times, even in the biggest drama looming, you look for the positive. Ja kogidel oli selline sisemine tarkus, sisemine jõud, et isegi kõige hullemas olukorras me suudame vaadata positiivset. The first thing that education has to bring to the children is not unlearned because they haven't learned yet. Esimene asi, mida haridus ja kasvatus peaks lastele tooma, muidugi ei ole ümberõppimine või lahti õppimine, sellepärast et nad ei olegi veel eriti midagi õppinud. It's the parents and the teachers that have to let go what they know. Et see osa nüüd jutust käib täiskasvanute ja õpetajate kohta, kellel on vaja ümber õppida. But the teachers now have to bring in this moment of crisis to the children this capacity to think positive. Aga õpetajatel on vaja lasteni tuua kriisi olukorras positiivselt mõtlemise ja asjade nägemise võime. And positive is a surprise. Aga mis on positiivne? Üllatus on positiivne. I mean, the culture of the surprise is very entrenched in all societies around the world. Üllatuse kultuur on vägagi sügavalt juurdunud kõikidesse kultuuridesse. We love to surprise someone with a gift for birthday. Meile ju meeldib midagi kinkida teisele sünnipäevaks. So when I look at the educational programs I've been able to do around the world, I always like to search for the surprise. Nii et kui ma nüüd vaatan kõiki neid haridusega seotud programme, millega ma olen maailmas kokku puutunud, siis me oleme alati seal otsinud üllatusi. And that surprise will all be something that actually is quite obvious, but no one saw it. Ja need üllatused sageli on ka täiesti ilmselged asjad, aga keegi ei märganud seda sellise nurga alt. And as a result, what we learn as parents, as teachers, is to continuously be observant around us. Where is the next surprise? Because you get the kids for 12 years in school, right? You can't do it with one surprise. You have surprises all the time. Ja sealt edasi me siis hakkame vaatama, et kus on järgmised üllatused meie elukeskkonnas, meie elus, sellepärast, et lapsed käivad koolis 12 aastat, ühest üllatusest ei piisa. This is the greatest challenge for teachers. But let me give you an example. Aga selle kohta võiks öelda, et see on õpetajate täiskasvanute kõige suurem väljakutse. We have this tradition in our minds that if we want to think about the future and a positive future, let's plant a tree. Et ma toon ühe näite, et meil on selline mõtteviis, et kui me mõtleme positiivselt tulevikule, siis me tahame ühe puu istutada. How can you motivate a child to plant a tree where it will see the result in 20-30 years time? Aga kuidas te motiveerite ühte last puud istutama, kui ta näeb selle tulemust alles 20-30 aasta pärast? I'm not saying you shouldn't plant a tree. Ma sellega ei mõtle, et puid ei peaks istutama. But when you're with a 6 and a 7-year-old, don't talk about trees. Aga kui sa oled 6-7 aastane, siis see puu istutamine ei ole kuidagi kõige huvitavam teema. Talk about the mushroom. Et parem rääkige neile seentest. Because one day you're in the forest, there are no chanterelles. Et kui nad käivad metsas, siis nad teavad väga hästi, mis on kukeseened. 5 days later, the forest is full of chanterelles. Korra käivad metsas, seeni ei ole, 5 päeva pärast on mets seeni täis. Wow, that's magic. Ja see on täiesti maagiline, kui kiiresti need seened tulevad. And then teach the children how they could perhaps have more chanterelles.
ja siis õpetada lastele näiteks, kuidas saab kukeseeni olla veel rohkem. Because they see the parents getting excited when they're chanterelles. Sest nad näevad, et milline põnevus vanemates tekib, kui kukeseened tulema hakkavad. Family drops everything, go into the forest, we're picking chanterelles this weekend. Kõik muud tegevused jäetakse kõrvale ja terve pere läheb näiteks seeni korjama. Surprise. Why? Because a chanterelle pops up in a few days and a tree needs 20-30 years. Mis see üllatus siin on, kukeseen hüppab välja maa seest mõne päevaga, aga puul läheb mitukümmend aastat. And over time you can teach the children that without the tree there was no chanterelle. Aja jooksul muidugi võib lastele õpetada, et kui seda puud seal ei oleks, siis ei oleks neid seeni ka. You know, you can teach children with a microscope how, for example, bacteria multiply tenfold in 24 hours. Ja muidugi võib lastele ka mikroskoobiga õpetada, kuidas bakterid paljunevad 24 tunniga. They look through the microscope, they see a few bacteria, the next day they look, boom, it's full. Vaatavad üks päev mikroskoopi, seal on üksikud bakterid, järgmine päev on täiesti täis. When children learn about life, we have been teaching about life with plants and animals. Et kui lapsed õpivad siis elu, siis me õpetame seda elu taimede ja loomade kaudu. They're slow. Aga see on natukene aeglane. Kids want things fast. Sest lapsed tahavad kiiresti. So teach them about bacteria and about mushrooms. Et valige siis näiteks mõned sellised näited nagu bakterid ja seened. Because they can even learn themselves that they can pick up some leaves from the forest and some twigs and they can mix it together and they can find the mycelium in the forest. And within 2 weeks they do their own mushrooms. Nad võivad selle ka ära õppida vägagi huvitatult, kuidas oksade ja lehtedega ja seeneniidistikuga nakatamisega nad saavad üsna kiiresti ise oma seeni kasvatada. We have learned that by children being able to grow their own mushrooms at the age of 5, 6, 7, 8 years old changes their perspective of time. Et me oleme avastanud kõikide siis nende erinevate kogemuste kaudu lastega, kui 5, 6, 7 aastased lapsed saavad kätte selle kogemuse, mis tähendab, kui kiiresti seened kasvavad ja sa saad tulemuse, siis nende aja perspektiiv muutub. All my children know how to farm mushrooms. Et kõik minu lapsed oskavad seeni kasvatada. My son was 3 years old. He had this picture taken of mushrooms grown on the waste coffee of mom. Et poeg oli 3-aastane, kui meil on siiamaani see foto alles, kus ta oli seened kasvatanud ema kohvijäätmete peal ja kui uhke ta oli selle üle. And here is dad on the table with some guests talk about the problems of hunger in the world. Ja isa istus seal kõrval lauas ja külalised olid ja arutati maailma näljaprobleeme. And my son comes in at 3 years old and says there is no hunger in the world. Ja siis mu poeg tuli sinna kõrvale ja ütles, et kuulge, mida te siin räägite, maailmas ei ole nälga. He says if I can turn mom's coffee waste into mushrooms in 2 weeks, there is no hunger in the world. Et kui mina suudan ema kohvijäätmete peal 2 nädalaga seened ära kasvatada, siis millest näljast me räägime? We have people who are ignorant, who don't know how to do it. Aga et meil on inimesi, kes lihtsalt ei tea, kuidas sellist asja teha või siis ei taha seda teada. So he felt that hunger is because of ignorance. Ja nii, et see laps tegi järelduse, et nälg on sellepärast, et inimesed lihtsalt ei tea. Ignorance of what? How nature works. Ja mille teadmatus see on? Et see on teadmatus sellest, kuidas loodus toimib. How come the farming cultures have focused on animals and plants and forgotten the mushrooms and the bacteria? Et kuidas siis on niimoodi, et kõik erinevad põllumajanduskultuurid on keskendunud taimedele ja loomadele ja seened ja bakterid on ära unustatud. You haven't forgotten about yeast and bacteria because you're the kings of fermentation. Teie siin muidugi ei ole pärmi ja bakterid ära unustanud, sest tegemist on hapendamise meistritega. But I remember I was in the office and they showed me this wonderful picture of the forest. Et esimesel päeval käisime siis Võrumaa arenduskeskuse seal kontoriruumides ja näidati imelist suurt metsapilti. And I said, what's the biggest business in this forest? Ja siis ma küsisin, mis te arvate, mis selle metsa kõige suurema majandusliku väärtusega saadus on? If you're from this part of the world, you think wood. Kui te nüüd olete siit kandist pärit, siis te muidugi vastate mulle puit. You want higher value, you think houses made out of wood. Mõtlete suurema väärtuse peale, siis räägite puidust tehtud majadest. If you enjoy, maybe you're thinking about mushrooms because you heard about the canterelles. Kui te naudite seda metsa ja loodust, siis te võib-olla räägite mulle kukeseentest. I said, no, none of them. Ja siis mina ütlesin, et ükski nendest ei ole see kõige suurema väärtusega vastus. I look at the varieties of forests and then I'm meeting Marcus who's in the forest, he's doing blackcurrants. Siis ta vaatas siin nende metsa ja loodust ja siis kohtusime Margusega, kes kasvatab mustsestraid. I see all this biodiversity.
ja seal selles looduses oli ja seal põllu peal oli näha väga suurt elurikkust. And I'm saying you have a wealth of yeast. Ja siis ma ütlesin talle, et nii siin metsas, aga ka siin sinu põllul on väga rikkalikult pärmseeni. I take little kids into the forest and we do a yeast safari. Vahel me käime väikeste lastega metsas ja läheme pärmi safarile. We're going to catch yeast. Läheme pärme kinni püüdma. Well, anyone here knows how to catch yeast Kas in the keegi forest? siin teab, kuidas seda metsas kinni püüda pärmi? Oh, Mel, you know because you were my student. But you see the magic? Catching yeast? And of course, when you're a 15-year-old, what are you thinking of? Ja aga kui maagiline, läheme metsa, püüame pärmseeni ja kui te seda 15-aastasele räägite, mille peale ta mõtlema hakkab? I'm going to make my own beer. Ma hakkan ise õlut tegema. What a good idea. Get them out in the forest and catch yeast. No täiega hea idee, minge nendega metsa, püüdke need pärmseened, las teeb seda õlut. You see, this is surprise. This is the pedagogy of surprise. Aga asja mõte on selles, et siin on tegemist üllatuste pedagoogikaga. And this brings me to a second. So the first is positive. The second is that we have to give, I call it, future of hope. Esimene osa jutust siis oli positiivsuse silmas pidamine, aga teine oluline asi on, et tuleviku osas on vaja lootus anda. A future of hope is a life without fear. Ja lootusega tulevik tähendab hirmuta elu. We have this amazing communication strategy of interest groups to make certain everyone has fear. Meil on maailmas täiesti imeline kommunikatsioonigruppide strateegia möll, kes kindlustavad, et kõik inimesed kardavad midagi. If you instill fear in people, they will do what you say they have to do. Kui sul õnnestub inimestesse hirm süstida, siis nad teevad seda, mida sa ütled. The Nazis were great at it. Natsid oskasid seda suurepäraselt. The Soviets were great at it. Nõukogude võim oskas seda suurepäraselt. And unfortunately, our American friends sometimes are great at it as well. Kahjuks meie Ameerika sõbrad oskavad seda ka aeg-ajalt väga hästi. Maybe the Chinese are great at it. Võimalik, et hiinlased on samamoodi oskavad. But we as communities, we cannot be determined by fear. Aga meie kogukonna inimestena ei saa olla hirmu poolt suunatud. You have the right to have fear. Muidugi on õigus hirmu tunda. But the opposite of fear is you have to instill hope. Aga selle vastand on see, et lootus peab samamoodi olema inimestesse siis süstitud nagu. And let's be honest, sometimes it seems hopeless. Ja no tõepoolest, kui me vaatame ringi, siis vahel tõesti tundub asi lootusetu. Education can turn that around. Aga hariduses on võimalik seda ümber pöörata. Another concrete example. Toon veel ühe näite. We're going into a community in Paraguay where the indigenous community suffers from one major social issue. Kutsuti siis üks kord Paraguaysse, seal oli tegemist ka põliskogukonnaga ja seal oli üks suur probleem, mille all see kogukond kannatas. At the age of 25, the girls are grandmothers. Tüdrukud olid vanaemad 25-aastaselt. How do you stop it? Kuidas selline olukord lõpetada? How do you stop the impregnation of a girl of 12 and her daughter is also impregnated at 12? And at 25, she is the grandmother. Kuidas lõpetada selline olukord, et tüdruk saab emaks 12-aastaselt, tema tütar saab emaks 12-aastaselt, 25 ja oled vanaema? Is it with rules and regulations? Kas seda saab teha mingite reeglitega? Doesn't work. Et niimoodi ei toimi kahjuks. So it's education that has to change. Nii, et küsimus on hariduse muutmises. There is a movie about this. Sellest loost on film ka tehtud. So let me give you the summary so you can watch the movie later. Et ma räägin hästi lühidalt selle loo ära, filmi võite ise üles otsida. We concluded that the girls, of course, always had been subjugated to think that they're just there for making babies. Ja me siis saime aru, et tüdrukutel ongi selline suhtumine sisse juurutatud, et nad ongi selle jaoks olemas, et neid lapsi niimoodi sünnitada. We even were thinking like that in Europe not so long ago. Ei ole väga kaua aega tagasi, kui Euroopas samamoodi mõeldi. And all of a sudden what we proposed is that the girls, through our internal community communications, the girls should become the custodians of the forest.
ja siis me selle kogukonnaga seda kogu teemat lahates jõudsime üsna ruttu selleni, et nendest tüdrukutest peaksid hoopis saama selle metsa eest hoolitsejad. Let the boys do the hunting and the cutting. Las need poisid ja mehed käivad jahti pidamas ja lõikavad puid ja teevad muud sellist tegevust. But the girls will learn about the medicine and the herbs. Aga et las tüdrukud õpivad ära siis metsa ravivad taimed ja metsa muud sarnased omadused. And within 1 year's time, the community agreed that it would be great if all the girls knew the biodiversity of the forest, except the trees. Ja läks siis 1 aasta, kui kogukond oli, kõik olid ühel meelel selles, et tüdrukud peaksid ära õppima, milles seisneb selle metsa elurikkus. Ainult puud hoiti natuke kõrval. It's now 20 years ago, we created an all-girls boarding school in the middle of the forest. Ja see on nüüd praegu siis 20 aastat tagasi näide, millest ta räägib siis sinna metsa keskele, rajati tüdrukute internaatkool. And we asked the girls to get the permission from their parents to go to boarding school. Ja tüdrukutele siis öeldi, et küsige palun vanematelt luba, et te võiksite selles koolis õppida. First year, 160 girls. Esimesel aastal oli 160 tüdrukut. Second year, another 180. Teisel aastal tuli veel 180. Every year, about 160 to 200 girls going into a 3-year education. Ja igal aastal siis tuli umbes sama palju neid juurde ja see oli 3-aastane õpe seal metsas. What are they learning? About what is their culture, the forest. Mida nad seal siis õppisid? Nad õppisid tegelikult seda, mis oli nende põliskultuur. See tähendas kõike, mis selle metsaga seostus. But they not only became the custodians of the forest, they became the custodians of their own body. Aga see ei tähendanud seda, et nendest said ainult metsa eest hoolitsejad, nendest said samas ka enda keha eest hoolitsejad. They became the custodians of the health of the community. Ja kogukonna tervise eest hoolitsejad. Traditional health. Traditsioonilises mõttes siis tervise eest. And so instead of all going to the shaman, now everyone in the family had someone who knew how to go into the forest and take care of the most basic health. Ja selle asemel, et pidi siis iga kord nii-öelda šamaani juurde minema, et nõu küsida, siis igas peres oli õige peagi keegi, kes teadis, mida sealt metsast erinevate tervise asjade jaoks kasutada. Of course, you can imagine that the Minister of Education did not agree. Võite kujutada ette, et haridusministrile see asi eriti ei meeldinud. Because they had received a huge grant from an international organization to advise on how to do education. Sest nad olid saanud mingi väga suure rahvusvahelise rahastuse, kus siis oli ette kirjutatud, kuidas peaks noori harima. So I was asked to talk to the government. Ja siis paluti mind, et kas sa võiksid minna ja valitsusega rääkida sellest asjast. I said, let's not talk to the government. Ja mina ütlesin, et ärme lähe selle valitsusega rääkima. A waste of time. On aja raiskamine. If you talk to the government, you will lose all your hope and you will have a lot of fear. Et kui me sinna läheme, siis te kaotate kogu lootuse ja kõigil tekib korralik hirm. So we launched an international fundraising campaign and we created a private school. Et me selle asemel siis käivitsime rahvusvahelise rahakogumise kampaania ja asutasime erakooli. We didn't know how to fund it. Ega me ei teadnud, kuidas seda asja rahastada, kui me pihta hakkasime. But you know that when your heart and your intentions are absolute at the right wavelength, it will get funded. Aga kui te ilmselt teate seda, et kui sinu süda ja sinu lainepikkus on täiesti õiges kohas, siis on kindel, et asi saab rahastuse. Today we have an endowment fund and the school is ongoing. Ja täna on seal siis jätkuv toetusrahastus taga ja see kool siiamaani toimib väga hästi. And guess what? Ja arvake, mis? No more grandmothers at 25. 25-aastaseid vanaemasid seal piirkonnas enam ei ole. That means you actually are enabling these young girls to become a key pillar in your community and society. See tähendab, et nii noored tüdrukud on võimalik muuta kogukonnas, kuidas öelda siis, niisugust võtmerolli kandvateks inimesteks. You know, the central role of education is to stimulate curiosity. Põhiline ülesanne, mis haridusel on ergutada, toita uudisimu. So you have on one hand surprise, but if you are not learning how to appreciate your sense of curiosity, the tension between the surprise and the curiosity is too low.
et ühel pool on üllatus, aga kui teistpidi ei õpita, mismoodi seda uudishimu vajadust toita, siis see ühendus selle üllatuse ja uudishimu vahel jääb liiga nõrgaks. And one of the reasons in modern society we have so little curiosity, which is natural for a child, Üks põhjuseid, miks praeguses ühiskonnas ja praeguse üldise hariduse puhul laste huvi ja uudishimu tase on väga madal, is that we have so much polarization in society. on see, et ühiskonnas on tohutu suur vastandumine. You have, to put it in political context, Democrats and Republicans. No võtame poliitilise näite, demokraadid ja vabariiklased. And you accept what the Democrats say if you're a Democrat, even if they're wrong, and you accept what the other. Polarization is the greatest negative impact on curiosity development. Ja sa lähed siis ühega kaasa, kui sa pooldad neid ja teisega kaasa, kui pooldad teisi ja isegi ei küsi, kas kõik asjad on õiged, mida nad väidavad, et selline vastandamine ühiskonnas on kõige hullem uudishimu tapja, mis on lapse täiesti loomulik omadus. So we are in need of overcoming this sense of polarization. Nii et kuidagi siis on vaja ületada selline vastandumise väga suur kalduvus. That's where your values as a community, that's where your culture, that is where your spirit and soul is key to avoid polarization. Ja siin kohal on siis tegelikult kogukonna sügavamad väärtused, see, mis toimub inimeste südames ja hinges, kõik sellele vundamendile rajatud väärtused on võtme küsimus. Let's give me another example of a school that I have worked with in New Zealand. Et toon veel ühe näite kooli kohta, millega ma olen töötanud Uus-Meremaal. There is a community in New Zealand, which I'm sure you know, they are the Maoris. Et te teate väga hästi, et Uus-Meremaal elavad ka maorid. The Maoris are considered to be, well, the outcasts. Neid peetakse teisejärgulisteks. When they grow up, they have drugs and alcohol. Ja kui nad kasvavad suuremaks, siis hakkavad noored narkootikume ja alkoholi kasutama. High rates of suicide. Väga kõrge enesetapumäär. And the question is, how do you repair something that has been going wrong for a century? Ja küsimus on, et kuidas parandada midagi, mis on aastasadu väga valesti olnud. So again, I was privileged to be invited to meet with the community. Ja mul oli siis suur privileeg, et mind kutsuti sinna selle maori seltskonnaga kohtuma. And I spent days just listening and discovering. Ja ma veetsin seal päevi, kuulasin, avastasin, vaatasin. And at one moment they said, oh, in the old times. Ja siis järsku ühel hetkel nad rääkisid, et aga vanasti. So you hear the nostalgia of the old times, which we think are not going to come back. Seal tuli siis selle täie nostalgiaga nendest vanadest headest aegadest, mis enam kunagi tagasi ei tule, tuli see jutt. The message was, in the old times, the rite of passage for the boys to manhood was to be able to swim with a whale. Oli, et poiste täiskasvanuks saamise riitus oli oskus ujuda koos vaalaga. I was fascinated. Mina olin täiesti vapustatud. I felt a little boy in me waking up. Ma tundsin, et see väike poiss nüüd minust praegu ärkab ellu. You know, I was then in my mid-50s. I thought maybe I can still passage to manhood by swimming with whale. Siis ma olin 50-ndates ja mõtlesin, äkki ma saan ka selle testi läbi teha ja saan lõpuks meheks. I mean, it felt like something that is really a passage to manhood. Et see tundus tõesti selline asi, et vot see on üks tõeline meheks saamise riitus. So in the morning I shared my sense that, you know, passage to manhood should be for the Maori boys swimming with the whales. Ja siis järgmisel hommikul rääkisin neile, et teate, mina arvan, et tänapäeval peaks olema ka see meheks saamise riitus maoride jaoks vaalaga ujumine. And of course everyone was saying, oh, the ministry will not permit. No kõik ütlesid, et ministeerium ei luba sellist asja teha. We have a law that doesn't allow you to come close even to the whales. The whales are protected. Meil on seadus, et vaaladel ei tohi lähedalegi minna, need vaalad on ära kaitstud. So I asked them, are you ready to protect the future of your boys? Siis ma küsisin, aga kas teie olete valmis oma poiste ja meeste tulevikku kaitsma? The future of your boys needs to be protected. And they will do it thanks to the whales. Et nende poiste tulevikku on vaja kaitsta ja see toimub tänu vaaladele. Well, I'm very happy to report you that the school has, of course, the typical Kiwi New Zealand exam system.
ja aga väga hea meelega teatan teile, et seal koolis jah, muidugi on Uus-Meremaal kehtestatud eksamite reeglid. But unofficially, but very dominantly, the passage to boyhood has become in Christchurch swimming with the whales. Aga siis mitte ametlikult, aga väga olulise tähtsusega riituseks meheks saamisel on tänaseks päevaks see vaaladega ujumine. See on siis Christchurchi piirkonnas. They've agreed not to do the media release. They don't agree, they not put it on the front page of the news. They don't do podcasts about it. They just do it. Nad leppisid kokku, et pressiteadet ei ole vaja teha, podcasti pole vaja teha, sotsiaalmeedias ei ole vaja pasundada, teeme lihtsalt ära. So all of a sudden around Christchurch, they see the statistics change. Ja ühtäkki hakkas seal piirkonnas statistika muutuma. Suicide levels, alcohol levels, drug consumption of boys dropping out or leaving school, down. Enesetappude näitajad, alkoholi, narkootikumide näitajad, poiste koolist väljalangevuse näitajad, kõik läksid alla. How do you explain to this mental health expert coming from the capital city of Wellington that this is because they're now swimming with the whales? Kuidas siis seletada sellele vaimse tervise eksperdile, kes sealt Wellingtoni pealinnast tuleb, et need näitajad lähevad alla vaaladega ujumise pärast? Of course not, they're considered serious. This is not academic. You have no scientific articles to prove it. You just have statistics. And we know that they will say this is correlation, but not cause and effect. Ja loomulikult seda ei võeta tõsiselt, sellele ei ole tõenduspõhist lähenemist ja selle kohta öeldakse, et see on siin nüüd mingi seos, aga see ei ole otsene põhjuse ja tagajärje seos. But when I'm sitting with these boys in the evening and we're talking, the only thing they talk about is this incredible experience of going for a dive under a whale. Aga siis, kui ma nende poistega seal õhtuti räägin, siis ainukene asi, millest nad räägivad, kui super kogemus see on sinna vaalaga koos minna ujuma, vaala alla ujuda. And of course they're extraordinary swimmers. They're Maoris. They've been swimming for thousands of years with the whales. Nad on täiega head ujujad, nad on ju maoorid, nad on tuhandeid aastaid nende vaaladega ujunud. But to be able to see that this is really manhood and this pride, because no white boy would ever be able to do that. Aga et saada siis aru sellest, et see on tõepoolest üks meheks saamise tegu, ükski valge poiss ei suuda sellist asja teha ja millise sisemise väärikuse see annab. And if he can do it, he's one of us. Ja kui see valge poiss suudab seda teha, järelikult on ta üks meist. What a beautiful attitude. But this is overcoming fear. Milline vägev suhtumine ja see tähendab vägagi suurt hirmu ületamist. And we know that suicide rates, alcoholism and drug abuse is very often related to the fact that you can't deal with your fears of failing. Väga sageli see on tegelikult üldiselt teada, et kõik need enesetapu, alkoholi, narkootikumide näitajad on seotud sellega, et ei suudeta hakkama saada enda hirmude ja muu sellise iseendas toimuvaga. The feeling of not belonging. See tunne, et ma ei kuulu. And the feeling of not having this purpose. Et mul ei ole eesmärki. And you can't insert a purpose. Aga eesmärki ei saa lihtsalt sisse panna või peale panna. And so this comes to education, the very important need of challenges. Nii et siit, kui hariduse juurde nüüd uuesti minna, siis me jõuame selleni, et kui oluline on, et oleks päris väljakutseid. Kids in comfort level is disaster for the future. Kui lapsi hoitakse mugavustsoonis, siis see tähendab tulevikku suunatud katastroofi. Kids need challenges. Lastel on vaja väljakutseid. And I summarize it for my own boys. I have 5 boys, 1 girl. Mul on 5 poega ja 1 tütar ja võtan kokku selle oma laste näitega. How can my boys change their level of pain tolerance? Kuidas minu poisid suutsid muuta oma valutundlikkuse taset? Of course, you can't discuss that with mom. Emaga ma sellest teemast rääkida ei saa. Mom will tell you that you are the worst dad ever imaginable. Ema ütleb, et sa oled kõige hullem isa, keda võib ette kujutada. So, I'd share with you what I did with my boys. Et emaga ma seda eelnevalt kokku ei leppinud, aga ma räägin teile ära, mis ma tegin nende poistega. 1st of January. Oli 1. jaanuar. 12-13 years old. Nad olid 12-13 aastased. Take a plane to the Arctic Circle. Läksime lennujaama, lendasime polaarjoonele.
And there I had a Sami friend. seal oli ühe saami sõbraga kokku lepitud. And I had agreed with my Sami friend that my boys will learn how to sleep in the open air in the first week of January in the Arctic Circle. Oli lepitud kokku, et minu poisid õpivad siin ära, kuidas 1. jaanuari nädalal lumes magada Polaarjoonel. According to mom, we went skiing. Ema teadis, et me läksime suusatama. We use skis a little bit, I must admit. No me natuke kasutame suuski tõepoolest. So the first thing the Sami said to my boys, you need to learn how to make fire in the snow. Esimene asi, mida see saam ütles poistele, et me peame ära õppima, kuidas lumes tuld teha. Here's a piece of wood, here's a knife, don't cut your fingers, but this I'll show you what you have to do. Siin on puutükk, siin on nuga, ärge sõrme lõigake ja ma näitan teile, kuidas seda tuld teha. Second, you brought sleeping bags, but they're absolutely useless in the snow. You need a sleeping bag that's made out of reindeer skin. Here we got 2 reindeer skins, make your sleeping bag. Teiseks ta ütles, et teil on vaja magamiskotte, et need, mis teil kaasas on, ei kõlba siin mitte millekski. Et siin on põhjapõdra nahad, palun väga, siin on nöör, hakake magamiskotti tegema. The boys are looking at these 2 skins and have no clue what to do with those skins. Poisid vaatasid need põhjapõdra nahkasid ja neil polnud õrna aimu ka, mida nüüd tegema peab. So my friend says, oh, I forgot you're not Sami boys. All Sami boys know how to clean the skin and how to sew the 2 skins together. Siis see saam ütles, et oi, pagan, ma unustasin ära, et ei ole ju saami poisid, sest kõik saami poisid teavad, kuidas see nahk ära puhastada ja kuidas sellest koti saab. After 2 days, the boys think that this vacation sucks. 2 päeva läks mööda, siis poisid mõtlesid, et no see on mingi täiesti õudne puhkus meil siin. They didn't come to learn how to sew. Et ma ei tulnud siia selleks, et seda õmblemist õppida. So then we went out in the forest. Ja siis läksime metsa. And I had agreed with my Sami friend we will find 3 different locations for the 3 different night sleeps. Ja siis ma olin selle saami sõbraga kokku leppinud, et 3 erinevas kohas ööbime lageda taeva all. So my Sami friend was looking at the top of the trees and he said, this is a good place. Ja saami sõber vaatas siis puulatvu, ütles, et okei, siin on üks hea koht. We were walking through the snow. Jala käisime seal lumes. My boys did a great job. They succeeded in making the fire. Poisid said siis väga hästi hakkama, tuli oli põles. And then the Sami says, take off your shoes. Saam ütles siis, et võtke saapad jalast ära. Put you in the skin of those wonderful reindeer. Ja pugege sinna põhjapõdra nahkade sisse vahele. And go to sleep. Ja jääge ilusti magama. I'm skipping over details. Ma jätan natuke detaile vahele, saate aru. Of course, one of my sons didn't take off his shoes because he thought it's getting too cold. No, üks poeg ei võtnud saapaid ära, ta arvas, et nagu täiega külm hakkab. So he wakes up in the morning and his 2 feet are blue. Ärkavad siis hommikul üles ja selle poisi jalad on täiesti sinised. So the Sami says, oh, you got frozen feet. Saam vaatab, et sinu jalad on ära külmunud. No panic whatsoever. Aga Saam oli täiesti rahulik. He said, I told you, take off your shoes. Ütles, et ma ju ütlesin sulle õhtul, võtta ära So now need you take saapad. off your shoes and take off your socks. Et aga võta siis nüüd ära ja võta sokid ka ära. Got to run around the snow. Ja mine lumme jooksma. And then he had one of these herbs in his bag and he was rubbing his feet with these herbs. And about 10 minutes later, he had these red glowing feet and he was complaining it was too hot. Ja siis tal oli miski taim oli taskus kaasas, hõõrus poisi jalgu selle taimega ja 10 minuti pärast olid need jalad nii punased, et nad hõõgusid täiega. First of all, my son realized that when the expert says something and he knows how to survive in the snow in the middle of the night in the first week of January, better listen. Esmalt õppis mu poeg siis ära selle, et kui üks tõeline asjatundja sulle ütleb, kuidas seal 1. jaanuari nädalal lumes magada, siis targem on kuulata. But the second thing for the rest of his life, he never complained about pain anymore. Aga teine asi, mis temaga juhtus, oli see, et ta mitte kunagi enam elus ei ole valu üle kurtnud. We had 5 days. One night we had to, there was open, there was not even a tree in the tundra. Ühel ööl siis ööbisime tundras, seal ei olnud isegi ühtegi puud. And we had to make a little igloo only for our head. Et seal oli vaja selline väike iglu ehitada, et pea oli iglu sees. Because the Sami said, what we need to keep warm is your brain. Et Saam ütles, et soojas on vaja hoida teie aju. If your brain is warm, you're fine. Et kui aju on soojas, siis on kõik korras. The rest of the body after 4 days will deal with it. Et keha ise saab ülejäänud keha saab selle olukorraga hakkama. No fear, confidence, enjoying what none of their boys' friends would ever do. Ja niimoodi siis tekkis usaldus, nad nautisid seda olukorda ja nad olid väga uhked selle üle, et ükski nende sõber sellist asja kunagi läbi ei tee.
was with my sons about 5 years ago, and we looked back at the best trips they have ever taken with dad. Siis umbes 5 aastat tagasi rääkisime nende poegadega, rääkisime parimatest reisidest ja kogemustest, mis neil isaga oli kunagi olnud. They thought this was the trip with dad. Ja need poisid ütlesid, et see reis on see kõige parem. This passage of boys doing something in the outside is so key. Et selline nii-öelda siis riitus teha poistega midagi väljas sellistes karmides tingimustes, et see on täielik võtmeasi. Overcoming that fear, overcoming these moments, but then have the hope and the courage and the trust and the belief. It creates this, and we're missing that badly in our education today. Et selliste olukordade ületamine, selle kaudu usalduse, enesekindluse ja kõige selle kasvatamine, et see on üks suur asi, mis praeguses hariduses on kõvasti puudu. I see that I'm about to finish, but there's still 2 points I want to make. Please bear with me. Et aeg hakkab otsa saama, aga 2 asja tahaksin veel rääkida. The ultimate goal is to have happiness. Et lõppeesmärk on ju see, et me oleksime õnnelikud. Can we imagine an educational system where in the end we have a chance to be happy? Et kas me saame ette kujutada sellist õppesüsteemi, mille lõpus me oleme õnnelikud? You know, we have these famous books about mindfulness and about happiness, but what do I see in school programs about happiness? Et on igasuguseid häid raamatuid, mis räägivad teadvel olekust ja õnnelikkusest ja enesega tegelemisest ja kõigest sellest, aga kui me vaatame seda, mis koolides toimub, siis kui palju seda kõike seal on? If teachers and parents were to agree that the ultimate we can achieve is not passage to university, but our kids are happy. Et kui õpetajad ja lapsevanemad lepiksid kokku, et kõige kõrgem asi või see olulisem asi, mille me suudame saavutada, on see, et need noored on õnnelikud kooli lõpus, mitte see, et kas nad saavad ülikooli või ei saa. And kids are happy because they discovered what they have in them. Ja kuidas sa saad õnnelikuks? See toimub niimoodi, et üks laps ja noor avastab, mis tema enda sees on. So many children never have a chance to discover what they have in them. Ja nii palju lapsi on, kes lähevad koolist läbi ja nad kunagi ei avasta seda, mis nende tegelikult tugevused ja huvid on. And if children grow up in an environment, of course, of love and culture and tradition and what you, I've seen these past few days, are sharing with the children, then of course the children will also discover that. Ja muidugi, kui lapsed kasvavad sellise kultuuri keskel, kus on selline armastus ja hoolimine ja väärtuste hoidmine, nagu mina siin viimastel päevadel näinud olen, siis loomulikult nad võtavad selle kaasa ja see on väga oluline vundament. And here it comes to me to a very important word. I don't know how you translate it wonderfully in Estonian, but the word is comprehension. Et nüüd jõuame ühe väga olulise sõnani, see on siis mõistmine, millestki päriselt arusaamine, millegi päriselt taipamine. In education, we want you to understand. Et tahetakse üldiselt hariduses seda, no et sa nii-öelda saaksid asjadest aru nagu tavalises mõttes, et sa suudaksid õieti vastata. And deliver proof of your understanding. Ja suudaksid tõestada, et sa said aru sellest, mida me sulle õpetasime. But comprehension is much more than understanding. Aga taipamine või see, et miski sulle tõesti kohale jõuab, et see on palju suurema tähendusega mõiste. Comprehension means you can put it into the context, in your community, in your forest, in your life. You comprehend how things are connected with each other. Et see tähendab seda, et sa suudad mingi teadmise, taipamise ära seostada ümbritseva eluga, ümbritsevate inimestega, iseendaga, kogu kontekstiga, milles sa elad. And that is the reason, as conclusion, that I wrote 365 fables. Et see on põhjus, miks ma oma elus siis olen kirjutanud 360 valmi tüüpi lugu lastele. I wrote fables so that children can discover, have hope. Children can have this capacity to talk about things even the parents have no clue about. Et lapsed suudaksid avastada selliseid asju ja rääkida sellistest teemadest, millest ka isegi vanematel ei ole õrna aimugi. But by discovering everything what is actually inspired by nature, they discover themselves. Aga selle käigus, kui nad avastavad seda kõike, mis tegelikult on ju loodusest inspireeritud, siis nad avastavad samas iseennast. And a child that discovers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 things the parents had no clue about, that child has a choice in life.
Ja kui laps õpib või avastab õppides, ütleme kuni 10 asja, millest vanemad midagi ei tea, siis sellel lapsel on elus juba korralik enesekindlus ja korralikud valikud. As parents, we don't offer a future. We offer a choice. Et vanematena meie ei saa pakkuda tulevikku, me saame pakkuda valiku võimalused. A choice of a future that we all believe will lead us to be happy and healthy. Et saame pakkuda sellise tuleviku valimise võimaluse lapsele, mis viib siis õnnelik ja terve olemiseni. And then science, technology, engineering and mathematics can come. Et ja kõik need asjad, mida täna väga oluliseks peetakse, teadus, tehnoloogia, matemaatika, inseneriteadused ja kõik see tuleb sinna juurde, aga see ei ole põhiasi. But without the discovery what you have in you as a child, there will be no STEM. Aga kui sa ei avasta lapsena, mis sinus tegelikult on, sinu tugevused, sinu huvid, siis mingeid häid STEM-i tulemusi ei tule. Thank you. And thanks Ave for the translation. It's warm, huh? Oh my God, she's hot. Aitüma, Gunter, neide lugude ja just selle julguse jagamise eest ka, pärast, et Eestis ja siin nii Setomaal kui Võromaal, miks saami kokku tuub hirmuga, et kuigi haridussüsteem pead saavutama õnne neid STEM-tulemuisi ja too esihindas kasumine on pigem kogukonna asi ja tähendab see päeva kokkutuumise üks kõige olulisem mõte on olnud tuu, et kuistud kogukunda, kohom tuu julgus olema, esihindas olemist kasvatada ja kuis kuuli ja latsiaida tõneda selle lähkumbahe tuua, kuis neid sildu luua. Ja kimmale on teil publikuse ka tähemba päris mitu küsimust tekkunu, et meil on aigu umbes 2-3 küsimuses niimoodi, et kasvata siis julgust ja parhilam see võimalus küsse Gunterilt seda, mis sinna kõige enam pututas. Well, first of all, I had the privilege of talking to 3 classes from 3 different schools. Et eile tal oli võimalus rääkida siis 3 erineva grupi lastega, nad olid vähemalt 3 erinevast koolist. I don't know the names of the schools because they're in Estonian and I would not be able to repeat it to you. Tal ei jäänud koolide nimed meelde, need on natukene liiga keerulised. But the 3rd class, you're clearly doing a great job with the kids. Aga see 3. grupp, need olid Obinitsa kogukonna klassist, nende laste pealt oli näha, et nendega töötatakse väga hästi. What a difference in interaction. What inquiétude, you know, in French. How will we translate inquiétude? Inquiétude, like it's like asking questions. You have this innate desire to ask questions. Et milline suhtlemise avatus ja milline küsimise valmidus või milline huvi selle vestluse vastu seal grupis oli, see oli teistsugune. So let me first say, without anything further attached to it, the schooling system that produced the kids in the 3rd group is a schooling system that is clearly on a great track. Et see lähenemine, mida selles koolis klassis kasutatakse, see on kindlalt väga hea suuna peal. Second, you have many hidden jewels. Teine asi, et teil on siin palju peidetud aardeid. And they're not elevated. Nad ei ole nagu niimoodi tugevalt esile tõstetud. And I would say launch a few challenges to the kids based on your hidden secrets. Et võiksite siis teha laste jaoks luua mõningad väljakutsed, mis põhinevad nendel peidetud aaretel. I would make it not compulsory, but I would make it strongly promoted, the art of making chains of silver jewelry. Et seda ei pea tegema kohustuslikuks, aga võiks teha kuidagi väga soovituslikuks hõbeehete valmistamise. I mean, come on. You took me to your museum, you took me to the art gallery, and I saw that, and I know about jewelry, but what you have is so special. Actually, all kids should have a chance to learn how to make it. Tal oli eile au käia, Evar oli kaasas Obinitsa muuseumis ja kunstigaleriis ja ta nägi seal kogu seda hõbeehte kunsti, see on väga eriline. Kõik lapsed ju, kes tahavad, võiksid õppida sellist asja. And it will teach patience.
see It's õpetab not jewelry, it's patience. ja see õpetab kannatlikkust, siin ei ole küsimus ehetes, vaid kannatlikkuses. Because we're living in a society where there is instant gratification for everything. You want something, you get it. Me elame ühiskonnas, kus kõike peab otse kohe saama. Midagi tahad, kohe on vastus olemas, kohe saad selle asja. To have this silver chain of 2 meters. Aga et see keerukett, mida ma seal nägin, mis oli 2 meetrit pikk. I mean, learning how to do the jewelry smithing, the silver smithing. I mean, that's something that to me isn't obvious. Õppida ära selline hõbemeistri võimekus, et sellist ketti teha. See on üks suur asi. If you let me be your king for 1 hour, I will say everyone does this. Et kui ma saaksin Sootska olla tund aega, siis ma ütleksin, et kõik hakkavad õppima sellise keti tegemist. The second, I've been very touched because I come from a culture of linen. Teine asi, mind puudutas väga lina teema, sest ma tulen ka lina kasvatamise kultuurist. Linen is life. Linen is a product that the gods gave to us and we discard it because it's economically not viable. Who said so? Lina on selline vägev eluskultuur, mille nii-öelda Jumal ise on andnud nendele piirkondadele, kuhu see loomulikult kuulub. Ja see on ära jäetud sellepärast, et ei ole majanduslikult kasulik, on keeruline teha, liiga töömahukas. Kes tegi sellised otsused? There is a lot of talk about hemp. Räägime kogu aeg kanepist tänapäeval. Linen is superior. Aga lina on palju paremate omadustega. So I would invite the schools to plant linen. Ma teeks koolidele ettepaneku linataimede kasvatamiseks. It gives you a beautiful blue yard. Tõeliselt ilus sinine seal kooliaias. You see, I like blue. Te näete, mulle meeldib sinine. This is linen. Ja see on linasest see pintsak. This is 150 years old what I'm wearing. 150-aastane materjal, mis mul seljas on. It doesn't destroy. See ei lagune. I mean, from sustainability point of view, it is the most sustainable. And you have all the marshlands. Ja kui me räägime jätkusuutlikkusest, see materjal on kõige jätkusuutlikum ja teil on kõik sellised märga tüüpi alad siin. You have the marshlands, you have the soil, but someone said it's not economically viable and only the Latvians and the Lithuanians still do it. Sobiv maastik ja sobiv muld, aga keegi ütles, et see ei ole majanduslikult piisavalt mõttekas tegevus, aga lätlased ja leedukad siiani teevad. And here I'm entering in your museum and the first thing you show me is the beautiful pieces of linen in a museum. Ja siis me läheme sinna muuseumi ja üks esimese asju, mida mulle näidati, olid need imelised vanad linased kangad. Excuse me? Why not in school? Vabandust väga, miks seda koolis niimoodi ei näidata? Linen is, you know, this handwork with linen is so critical because it develops left and right brain. And it is not more than patience. I mean, people who see linen fields every year will get a different perception because all your forest is green. And all of a sudden you create blue. Et kogu see töö linataimega, need põllud ja kõik need käsitööoskused, mis sinna juurde kuuluvad, see arendab täiesti suurepäraselt kõiki vajalikke vasaku ja parema ajupoolkera omadusi ja siis selle kogu rohelise ümbruse keskele tekivad need sinised põllud. It makes kids paint, it makes kids fascinated by aquarels. It has this amazing effect, which we know from history linen had. See inspireerib maalima, see inspireerib väga palju loovaid tegevusi, et see toob tagasi tegelikult väga palju seda, mis kunagi on selle kultuuri juurde loomulikul kuulunud. If I were king for 5 minutes, I would say linen. Et kui ma oleksin Sootska, no isegi 5 minutit, siis ma ütleksin, tuleme selle linataime kultuuri juurde tagasi. And you as elders, you're not an elder yet, but we have some elders here. You kind of commit that this is a century project, not a project to try if it works. No, this is what's going to mark your culture for the next 100 years because it marked your culture for the past 1,000 years. Et need, kes on kogukonna vanemad, võiksid siis teha sellise otsuse, et see meil on 100 projekt. See ei pea olema selline projekt, et proovime, vaatame, kui edukad me oleme. Et see on midagi, mis märgib meie kultuuri järgmise 100 aasta jooksul. Kui see on seda 1000 aastat teinud, siis miks mitte panna 100 aastane eesmärk? I have a few others, but time is running. No, oleks kommentaare veel, aga nüüd saab aeg läbi. We can talk about it.
Siin seal oli muidugi veel küsimusi, aga... Quick one. Everything, as I mentioned beginning, you have to have surprise. Surprise needs discovery. So what you need to organize is more discovery. Can't reason on this. Can't convince them. It has to be a discovery. Et küsimus oli siis selles, et kuidas oleks võimalik, et kui Obinitsas on olemas selline õppimise võimalus, miks ometi kõik ei pane lapsi sinna kooli, et kuidas sellisest olukorrast üle saada, ja siis ta vastab, et siin on jällegi küsimus avastamises, et see ei ole nii, et keegi lihtsalt ütleb, et see on kõige parem, et kuidagi see asi peab olema selline, et inimesed siis avastavad selle väärtuse. The world is not about convincing the other. Et meie elu ja maailm ei seisne selles, et me peame kedagi veenma. We teach marketing and marketing means washing the brain. Et õpetatakse turundust ja see tähendab ajude pesu. The only way to speak is with art. Aga ainukene viis, kuidas kõneleda ja kellegini jõuda, see käib kunsti kaudu. And the only way that art reaches its highest form is when your education becomes art. Ja kunsti kõige kõrgem väljendus saab olla see, kui haridus muutub ka kunstiks. Education is not teaching. It's the highest form of art a community has to bring the best out of every child. Et haridus ei ole tegelikult õpetamine, see on kõige kõrgem kunstivorm, kuidas teha midagi sellist, et tuua lastes esile kõige parem võimalik. And if the Obinitsa school, at least I sensed, if this is a school from the third group? Ja. I mean, they clearly are on the right track. Et kui Obinitsa kool on sellise raja peal ja see on tõesti see, mida ma eile kogesin, see 3. grupp eristus väga selgelt, siis ma ütleksin, et need inimesed on õige otsa leidnud. And Avi and Arno, and if I can myself, we can give some suggestions on experiences from dozens of schools we've worked with, that how can you get more of that beauty out of a child? Et eks see teemast võib veel väga pikalt rääkida, et kindlasti oskab tuua igasuguseid muid näiteid ja soovitusi ka, mida veel juurde lisada annaks, et temal on palju koolide kogemusi ja nii edasi. But as we say, last word. Viimane asi. As we say, beauty is in the eye of the beholder. Öeldakse, et ilu on vaataja silmades. So the one who sees the beauty determines if it is beauty or not beauty. See, kes näeb ilu, tema määrab ära selle, kas on ilus või ei ole ilus. But that's where community is so important. Et siin kohapeal tuleb kogukonna olulisus mängu. Because community can define amongst themselves what is their shared appreciation of beauty. Et kogukond võib seda koos määratleda, milline on meie ühine arusaam ilust. I could continue for hours. I'm sorry, Mel, but I was I just thank about you to for your say patience. that this is my 3rd day with you, and I'm still not bored. So extra 15 minutes won't help us, so we have to finish now. Et peame praegu lõpetama, et 3 päeva olen koos on Gunteriga ja ei ole veel igavaks läinud, nii et kahjuks 15 minutit meid ei päästa, aga aitüma, Gunter. Thank you.